eneseväärikus, eks ju, ja eneseväärtus. Et kui ma sõltun, selle maailma inimeste arvamusest, eriti internetis, see on pannud nööri kaela. Et ühtepidi me oleme osake kultuurist ja loomulikult meid mõjutab kõiki ja loomulikult sa kuulad nagu kõikide arvamust ka, eks ju. Aga kui sa sellele ehitad üles oma enese väärikuse, siis see väga raske on üles ehitada. Et see enese väärtustamine, enese väärikus, natuke, me pärast võib-olla räägime täpsemalt, on nagu sellised väärtused, et ta ei tohi mõjutada, et kas on hea või halb ilm või keegi annab sulle ämbriga või ei anna, eks naabrimees purjus peaga võib lahendada prügiämbriga sulle. Et see peab olema niimoodi, et minu suhe elusse, et ma väärtustan, see tuleb läbi tänulikkuse, et ma väärtustan, mis elu mulle andnud on, eks ju. Ma ei hakka lugema seal, kuidas mul on nii palju, et ma võiks lugeda, mida elu mulle kinkinud, eks ju. Nimetame seda jumalaks või et seal taga on jumala armulikkus ükskõik, aga väheme nagu selliste lihtsate, ütleme, psühholoogia analüütiku terminite juurde, et minu enese väärtustamine ja väärikus sõltub, kuidas ma suhestan ennast eluga. Kui mul eluga on hea suhe või siis see dialoog eluga on okei, isegi kui ma kõigest aru saa, isegi kui on raskused, ütleme, elu veeratab edasi, siis see ei mõjuta mind, sest ma tean, et selle elu taga on üks armastav lapsevanem või jumal või kes mind lihtsalt lihvib, eks ju. Programm on peal. Et see, ma saan aru, et kui sul ei ole põhi fundamentaalselt, sa mandakiaan ei ole paigas ja sa ehitad üles nagu Mao Zedong või Hiinas, eks ju, või Kim, kes on tegelikult, kelle pealt peaks õppima seda enese väärikust, mis on tegelikult moondunud hankaraks, valeegoks või selliseks nartsissistlikuks hulluseks, eks ju. Et kus sa pead ennast juba, ma ei tea, mitte kuuruks, aga juba jumalaks, eks ju. Et selle rahva jumalaks. Et see on nagu see teine äärmas, aga seda juba kõik teavad sellest, see on nagu nii vana teema, eks, et võim hakkab pähe, eks ju, või kuulsus hakkab pähe. Ise endalgi vaatad, et mingi asi õnnestub, keegi teeb mingi komplimendi nii ja naa, siis ma kasutan tavaliselt neid vahendeid hästi ruttu, nagu püüan mõelda, aitäh Jumal, aitäh ema, isa, aitäh vaimne õpetaja, kuidagi nagu võtad selle pai vastu, aga siis ruttu saadadki edasi nagu, et tänu kellele kes on mul võimaldanud minu hea soovid, eks ju. Et ta jääks mulle siia nagu, sest hakkab kohe nagu toimima, et nii kui su süda puhas ei ole, siis igasugused õnnestumised, need tekitavad meile see hankarale, annavad jõudu selle valeegale, aga see puhas õige ego on siis, ütleme, see hankar asemel on siis tegelikult enese teadvustamine tähendab tegelikult, et sa oled nagu, ma ei oska öelda, et teatud mõttes sa ei kuulu endale. Sa kuulud nagu Jumalale, selle ilusale maailmale täis igavikku, sest hing on täis igavikku õndsust, eks ju, ja teadmised, sa kuulud sellele, et sa pead nagu seda väärtustama, missugune küll ühtepidi küll 1000 juuksekarvast veedad ütlevad, on hing, eks ju, ta on veel antimateriaalne, eks ju, teisest materjalist, ta ei ole nagu materiaalne, aga ikkagi, kui sa elad, siis sul on see missioon ja siis selline, see võib olla küll, keegi võib-olla ei märka, keegi ei pane tähele, võib-olla ei õnnestu see missioon, aga sul peaks olema ideaalis niivõrd suur tänu, et sa teed siis selle oma, ma ei tea, ruutmeetri peal teed siis nagu selle, lille paned kasvama, eks ju, ja selle kohta on lugu ka seal, et hea lugu minu arust. Et üks on see, et 2 gruppi lapsi, eks õpilasi, ma ei tea, seal mingid 3., 4., 5., kes õpilased tehti 2 gruppi ja lastele öeldi, et näed, see grupp on nagu võimekam ja see grupp on, siin on nagu vähem võimekamad lapsed, nagu lastele öeldi nii, aga tegelikult oli sama joonlauaga, aga nagu lastele öeldi ja siis nad lahendasid ülesanded ja siis need lapsed, kes neile öeldi, et nad on nagu välja valitud, eks ju, et nemad nagu lahendasid automaatselt paremini, eks ju. Et see hankara valeego või selline, seal on väga raske seda piiri, kus on see uhkus, eks ju, kõrkus ja kus hakkab see enese väärtustamine, enese väärikus, eks ju, kus nagu see hakkab. Et siis teine minust kihvtim lugu on see lastelugu on ka ilus, aga oli Kanada vennad teavad, et nad on, Kanada on alati parimad hokimehed, eks ju, muudkui võidavad need maailmameistrivõistluse vahel. Aga need on nii bossid, et neil oma liiga mängud on samal ajal kui maailmameistrivõistlused hokis. Nad peavad oma liigat nagu paremaks ja huvitavamaks ja seal on hoopis, aga mööda minnes, et käime seal maailmameistrivõistlustel ka. Ja maailmameistrivõistlustel lähevad tavaliselt
need hokimehed, kes on siis oma liigast seal, noh, samal ajal on see graafik ja juba, kes on välja langenud seal, ma ei tea, mitmes meeskond seal, palju seal finaalis on, aga juba, kes on välja langenud, nende seast moodustatakse Kanada siis rahvusvõistkond. No ja siis seal, ma ei tea, kas 7-8 aastat tagasi oli ka, et läksid ka võistlema, eks ju, aga noh, nad on kõvad mehed küll, eks ju, enesekindlad, aga noh, kui on erinevad võistkonnad, siis nad peavad ikkagi koostööd õppima, eks ju, aga noh, neil ei olnud aega. Mingi 2 nädalat või palju nad ainult treenisid ja said kohe pähe. Said pähe mingi meeskonna käest, kes oli vapsi, noh, kes üldse nagu seal tavaliselt ise ka langeb e-ringidest välja ja siis said veel teise pähe, aga pressikonverentsil olid hästi kindlad, ütlesid, et näed, me ei ole veel käppa saanud ja siis kuidagi roomasid selle alggrupist mingi pool õnnega välja. Ja siis hakkas koostöö juba toimima, pärast võitsid maailmavõistlused, noh, võitsid ära, eks ju. Missugune enesekindlus. Et ise kui nad 2-3 korda olid pähe saanud, siis nad ikka hästi enesekindlad, nad teavad, nad on parimad, eks ju. Noh, et kuidas seda siis eneseväärikust, et ei oleks nagu uhkus, aga see enesekindlus, et mul on koht siin maailmas. Jumal armastab meid sellise, nagu ma olen, ükskõik kus punktis ma olen. Mul on missioon, mul on nagu super point, eks ju, selles ilusas suures show's, eks ju, armastuse show's. Mingid sellised mõtted.